Tervitus Merike numbrite keelest. Jatkan siis seda seeriat sünnipäevade kohta ja täna siis keskendun sellistele numbritele nagu 3, 12, 21, 30. Ehk siis inimesed, kes on nendel päevadel sündinud, ükskõik mis kuus. Ja samas ka kui ma räägin nüüd number 3, siis sealt sa saad, ütleme, kui sa oled sündinud märtsis, siis sa saad sealt ka selle vibratsiooni või selle energia. Ma olengi tegelikult unustanud eelmistes nendes satsides öelda, kui vaata, ma käisin läbi need number 1 niinimetatud ja number 2, siis tegelikult number 1 on ka jaanuarikuu energia ja number 2 on siis veebruarikuu energia. Kuidas ma ütlen, et noh, kui sa oled nüüd kõige kuulanud, siis kannatab kuulata, et sealt sa saad ikkagi mingisugust sellist energiat või aru saama. Ehk siis mina olen näiteks märtsikuus sündinud, siis number 3 kohta, kui ma räägin, siis need iseloomujooned, mis ma 3 räägin, kes on sündinud siis 3. päeval, siis see mõjutab ka mind. Nii, ehk siis täna ma keskendun siis sellistele numbritele, mis kannavad endas loovuse, suhtlemise ja inspiratsiooni energiat. Vot nii. Ehk siis teie, kes olete sündinud 3. päeval, 12., 21. ja 30. päeval, ükskõik mis kuus. Need on inimesed, kelle kaudu liigub elu värv, heli, mõte, sõna ja naeratus. No see on selline vau! Et okei, kuidas tunned nad ära seltskonnas? Kõik need 4 tüüpi kannavad number 3 vibratsiooni, kuid igal ühel on oma unikaalne varjund, ehk siis vaata, kui ma seal metsajalutuskäikudes räägin üleüldiselt numbritest, siis ma räägingi nendest inimestest nagu number 3-dest. Et täna siis vaatame teistmoodi natukene neid, tükeldame laiali. Et need inimesed on seltskonnas nähtavad, kuuldavad ja terve tuba on neid täis. Et vahet ei ole siis, kas sa oled mees või naine. Ja nad ei oska üldse olla sellised hallid hiired. Nende kohalolu on elav, tihti isegi magnetiline. Nad võivad olla need, kes räägivad, naljatavad, innustavad või lihtsalt panevad teised tundma, et elu on ilus. Ja tavaliselt märkad sa neid niimoodi, et kui keegi räägib elavalt, kasutab käsi. Näete, mina ju kasutan käsi, on ju, et ma olen märtsikuus sündinud. Minu päev on küll teine, täiesti 16, aga ja vahetab kiiresti teemasid või naerab kõva häälega, et siis sa kohe nagu vaatad sinna poole. Issand, ma tusin ennast täiesti ära. Mina kasutan käsi hästi palju ja vahetan teemasid. Piinlik. Nii, kui keegi liigub ruumis kergelt ja äratab huvi, isegi vaikides, see võib olla näiteks 30. Kui keegi loob harmooniat, aitab mõista, lohutab, see võib olla näiteks 12. Kui keegi suudab panna inimesed kuulama nagu lummuses, see võib olla 21. Kui keegi võtab lava ja särab, see on tõenäoliselt puhas 3. Ehk siis märtsi mõjutus on ka selline. Need olid siis selles suhtes kõik plussid ja ülivõrdes siis selles suhtes need võimekused, et kui see inimene elab rohkem miinuses, mis see siis tähendab see, et ta võib olla lihtsalt täiesti hall hiirekene. Kuigi ma arvan, teate, sellised inimesed ma olen tähele pannud, need, kes on sündinud siis 3., 12., 21., 30, siis nendel on see, et eriti meestel just, kui nad võtavad veitsa alkoholi, et siis ongi terve tuba neid täis. Ja nad on sellised tüübid, kes lihtsalt paned neid tähele. Sest nad naeravad kõva häälega, nad teevad nalja kõva häälega, sellised. Ja üldjuhul siis räägime niimoodi nendest, ütleme number 3-dest, siis neile sobivad töökohad ja elukutsed sellised, et need inimesed ei püsi vaikuses ega taha olla lihtsalt käskude täitjad. Neil peab olema liikumisvabadus, loominguline väljendus ja tunne, et nad inspireerivad või liigutavad teisi. Ehk selline suht loov. Sobib kunstnikud, muusikud, tantsijad, õpetajad, kõnelejad, koolitajad, terapeudid, nõustajad, ajakirjandus, turundus, näitlemine, meelelahutus, sisuloojad, giidid, koolitajad, mentorid. Samuti sobivad neile kõik tööd, kus on vaja inimesi mõista, nendega suhelda või luua midagi uut. Rutiinne ja range töökorraldus neid muserdab.
Nad vajavad loomingulist vabadust ja tähendusrikkust. Ehk siis ma kujutan ette, kui sa teed tööd, vaata, kus, noh, ma ei tea, millegipärast on nüüd mul praegu mehed hammaste vahel. Et mul tuleb lihtsalt, ma käisin ühel sündmusel, ühel sünnipäeval ja seal oli 2 meest, kes paistsid lihtsalt silma. Nad olid alkoholi joonud ja siis ma küsisin peokorraldaja käest, et mis päeval need mehed sündinud on. Et alguses küsin ühe kohta, pärast teise kohta. Aga kui ma nüüd ei eksi, kas üks oli kas 12. päeval või see oli üldse 3. päeval ja teine oli 30. päeval. Siis ma mõtlesin, et ohoo, ma ei tunnegi sellist tüüpi nagu väga hästi. Ja see, et ma tegin siin nüüd selle kava kokku teile, kogu selle süsteemi, siis mina õpin ka kogu aeg. Et küll ma enam-vähem juba kõiki numbreid tajun väga hästi, aga õpin ka ise. Nii, aga lähme siis iga numbri puhul nüüd eraldi. Et nüüd räägin igast numbrist siis. Et sünnipäev 3, kui sa oled sündinud 3. päeval ja sina, kes oled sündinud siis märtsis, nii nagu mina näiteks, siis siit sa saad ka endale kõrva taha panna mingit informatsiooni siia. Nii, ja üks asi veel enne, kui ma alustan. Nii minu moodi, et ma pean see vahele midagi ütlema. Et tahtsin öelda, et tead, minu käest on mõned lihtsalt küsinud, eriti siis tuttavad või tuttavate tuttavad. Et kui ma räägin siis, et nad avastavad kogemata selle kanali ja siis avastavad, et mis juttu ma siin räägin ja siis mõtlen ka, et te ei pea üldse mind vaatama. Pange lihtsalt see telefon käima või see YouTube ja klapid kõrva, minge jalutama, kellel on koerad, siis koeraga on ju, või kas siis üksinda või mida iganes. Tähtis, et ei saa olla mingit teist inimest, kes sind segab. Ja see ei pea mitte midagi muud tegema, lihtsalt kuulama ja kõndima. Et siin ei ole vaja midagi vaadata. Ja need numbrid on ju nii väikesed numbrid, millest ma siin räägin, et neid on lihtne aru saada. Ja selline sissejuhatus veel siia. Et sina, kes sa nüüd paned endal tenniseid jalga ja koer on juba rihma otsas, et siis head jalutuskäiku sulle ja head kuulamist. Nii, sina, kes oled siis sündinud 3. päeval või siis ka 3. kuul, et sina saad ka siit natukene näpunäiteid. Sa oled looja, kommunikeerija, elurõõmus, särav ja kohati ka lapselik. Seltskonnas on 3. energia selline naljakese. Issand, mingi koer kõnnib. Mul on 3 koera. Ehk siis, kui keegi räägib lõbusalt, elavalt ja toob naeru igasse vestlusesse, siis tõenäoliselt on tegemist number 3-ga. Teda on raske mitte märgata, ta flirdib eluga, paneb teised naeratama ja teab, kuidas olla huvitav. See on küll hästi huvitav. Teab, kuidas olla huvitav, see on küll huvitav. Ja selles mõttes, et issand kui huvitav, see on täpselt nagu minust praegu räägitakse, aga okei, ma loen edasi. Ja kuidas ära tunda siis, jah? Näete, ma juba sestikuleerin siin. Elavad sestid, väljendusrikas nägu, kiire kõne ja vahetuv teema. Mina, eks ju. Mänguline pilk või vaimukas kommentaar. Teda armastavad lapsed, loomad ja inimesed, kes janunevad rõõmu järele. Ma ütleksin siis küll niimoodi, ma pean ennast kohe kiitma natukene, et ma arvan, et mul on endal ka iseendaga hästi huvitav olla. Ja need, kellega koos ma olen siis, või kes mu lähedased on, siis teavad ka, et suht huvitav on. Eks mina olen ainult siis märtsis sündinud, et sina, kes oled ka märtsis sündinud, kas sa tunned ka selle ära, et sa nagu tahad rääkida, sind on näha, siis käed liiguvad, mul käed niisama ka liiguvad kogu aeg. Aga põhimõtteliselt sina siis, kes oled sündinud 3. päeval, et kas tunned ennast ära? Et siin on siis ka elukutsed ära toodud, millised sulle sobiksid. Issand kui huvitav. Näitleja, koomik, muusik, meelelahutaja, DJ, sisulooja, sotsiaalmeedia guru, YouTuber, lastega töötaja, õpetaja, sõnakunstnik, kirjutaja, reklaamilooja. Ja sa oled selline rõõmus loov ja väga lihtne või mõnus suhtleja, ütleme siis niimoodi. Et leiad alati sellise nagu jutujoone, soone, millega kohe nagu liikuma hakata. 3. päeval sündinud inimesed on loomu poolest karismaatilised, elurõõmsad ja loomingulised. Nad on siirad suhtlejad, kelle sees peitub tugev sisemine vajadus jagada oma mõtteid, ideid ja tundeid. Seda siis teistega. Nende energia on sageli kerge, mänguline ja lapselik.
Nad suudavad elu näha läbi ilu, huumoriprisma, ka siis, kui olukorrad on rasked. Ja minu meelest ka nii on. Ja nad on sageli andekad kirjutajad, esinejad, kunstnikud, kõnelejad või õpetajad. Inimesed, kelle missioon on inspireerida ja tuua valgust teiste ellu. Nad tunnevad sõna jõudu ja oskavad seda kasutada nii lohutuseks kui ka loovuseks. Vot. Ehk siis, mis on positiivsed küljed sellel number 3? Loovus ja inspiratsioon. Et 3 inimesed on loovuse kanalid. Nad loovad sõnade, piltide, muusika, keha või huumoriga. Nende loominguline energia on nagu voolav jõgi. Kui see on blokeeritud, kannatavad nad. Ehk siis see tähendab seda, kui number 3 on kuskil seltskonnas, kus teda on kas maha tehtud või kritiseeritud, siis ta põhimõtteliselt ei tahagi sinna minna ja ta põhimõtteliselt ei lähe ka sinna. Et number 3 on lihtsalt tohutu suur vajadus, et teda nagu nähakse. Ta saab rääkida vabalt, ta saab olla lihtsalt see, kes ta on. Ta on optimistlik ja hästi elurõõmus ja väga hea suhtlemisoskusega. Ja väga empaatiline ja tundlik. Mis on tema miinused siis number 3 on see, et ta võib põgeneda vastutuse eest. Ja siis ka see, et väga suur oht on sattuda sõltuvustesse. Ja see tähendab ka seda, et kui tal on mingisugune vastutusrikas töö antud, mida ta peab kandma ja kui tal see üle jõu on või konti murrab, siis ta lihtsalt lükkab need ebamugavad otsused või need rasked tööd lihtsalt kellegi teise õlgade peale. Ja samas on ka see, et kui olukord on nagu väga-väga kriitiline ja raske, siis ta lihtsalt ütleme siis niimoodi, et kergem on, kui see tegemist on mehega, siis kergem on võtta ju mingisugune pits napsu ja lihtsalt oma mured sinna, ma ei tea, kas mured siis, aga vastutus lihtsalt sinna ära suruda, et mitte midagi teha. Ja ka number 3 on see lugu, et ta oskab väga hästi ennast ka kuhugi maski taha ära peita ja võib-olla emotsionaalselt ka väga ebastabiilne. Et nad on justkui väliselt säravad, aga nad seesmiselt näiteks on depressioonis või mingi valu all või väga hästi võivad teeselda, mida nad ei suuda siis näiteks jagada kellegagi. Siis see, et kui number 3 ei saa ennast vabalt väljendada, hakkab ta närviliseks muutuma. Ta võib tunda end halvasti ja ta võib muutuda ka selliseks sarkasmiliseks kriitiliseks ehk siis passiiv-agressiivseks. Saate aru, ta nagu selline nagu väike jonnipunn on. Ta teeb kõik selleks, et lihtsalt teda nähakse. Ja number 3 on ka see lugu, et nad tohutult janunevad kuulajate tähelepanu järgi. Ja võib ka tekkida selline janu kiituste järele. Et isegi suured inimesed võivad olla sellised. Ja lapsepõlve muster ja varjatud haavad, mis võivad olla, et number 3 inimesed kogevad sageli juba varakult, et nende rõõm, mängulisus ja emotsionaalsus ei olnud piisavalt vastu võetud. Võib esineda näitleja lapse sündroom, ehk siis see, et kuidas ma ütlen, number 3 võib olla suht keeruline lapsepõlv selles osas, et nad õpivad maski kandma. Ja varakult õpivad siis tegema sellist nägu, et nagu kõik on hästi, aga tegelikult ei ole. Ja nad teevad seda kõik sellepärast, et saada seda armastust ja tähelepanu. Ja siin on ka mul üles kirjutatud selline asi, et tal tekib justkui alateadlikult muster, et ta peab justkui olema huvitav või tegema midagi ekstra teistmoodi selleks, et teda armastataks. Ja sügavas sisimas võib tal olla siis selline hirm, et kui ta on lihtsalt tema ise ilma maskita, et siis äkki ta ei ole piisav. Naljakas. Siis kui ma seda tegin, seda kirjutasin üles ja siis hästi palju tundsin ka iseennast ära, kui ma olen lihtsalt 3. kuul sündinud. Aga tunnen ennast väga hästi. Nii, aga siis soovitused number 3 on see, et õpi jääma iseendaks ka siis, kui sind ei imetleta. Ja luba endal minna sügavamale.
ehk siis emotsioonide pinnal püsimine on mugav, aga elu tõelised kingitused peituvad sügavuses. Ehk siis siin on väga tugev soovitus töödelda läbi oma kurbus, oma viha, oma haavatavus ja lihtsalt tegeleda iseendaga. Seepärast, et number 3 tihtipeale, või siis see, kes on 3. kuul sündinud, siis neil on see, et nad hästi palju peidavad seda oma kurbust. Hästi head maskikandjad. Nii, tee teadlikult ruumi loomingu jaoks. Kui sul ikkagi tundub, et sa tahad laulda, maalida, tantsida või mida iganes, siis tee seda. Tee kas või seda iseenda jaoks. Ja arenda distsipliini ja keskendumist selles suhtes, et kui sa ikkagi mingisuguse asja endale ette võtad, eks mingi projekti, siis vii see lõpuni. Isegi siis, kui raskeks läheb, siis lihtsalt õpi jagama ülesandeid teiste vahel. Ja kas selline soovitus, et sa ei pea kõigile meeldima. Issand jumal, kui palju me kõik tegelikult peaksime seda õppima. Teate, kui paljud asjad jäävad elus ju tegemata, sellepärast, et sa hakkad mõtlema selle peale, ehk siis sina, mina, me kõik. Aga mis siis, kui ma talle äkki ei meeldi või kui minu sugulased äkki mind näevad või midagi, siis ma arvan, et selle peale mul läks peaaegu et aastat üldse pilti tulla, et ma õudselt palju elasin seda läbi, et aga mis siis ja mis siis ja mis siis. Ma teen sellest arvatavasti ühe video täiesti sellest minu loos, kuidas ma siia üldse tulin ja kui palju ma iseendaga võitlema pidin, et tulla üldse nähtavaks siis teie ette. Et see on täiesti omaette lugu. Nii, aga number 3. Sulle siis kokkuvõtteks siis number 3 inimene, kes on 3. päeval sündinud või siis ka 3. kuul, sind ka mõjutab see üsna paljugi. Et sa oled siis valguse ilukandja, kes võib valgustada teiste elu oma hääle, huumori, sõnumite ja loominguga. Ja sa oled hästi inspireeriv inimene teistele. Ja sinu kohalolek siis muudab inimeste olemise nagu elevaks ja selliseks nagu vahvaks. Ja, aga lähme siis edasi. Sünnipäev number 2. Ehk siis, kes on sündinud 12. päeval. See nüüd enam sinna märtsisse ei lähe. Märts läks siis ainult sinna number 3, kui sa olid sündinud seal 3. kuul. 12. päeval sündinud inimene on justkui hingepeegel ja ideede vahendaja, inspireerija, vahemees. Seltskonnas number 12. päeval on suht rahulik ja tasakaalustaja, kes ei trüki esile, kuid tema kohalolu on pehme ja ligitõmbav. Ta kuulab, peegeldab ja lohutab. Temaga on lihtne rääkida ka valusatest asjadest. Ta ei müra, vaid muudab ruumi turvaliseks. Kuidas siis teda ära tunda või kuidas sind ära tunda, kes oled 12. päeva sündinud? Hei, ja siis teate mis? Teie, kes te nüüd olete nendel päevadel sündinud, kommenteerige mulle ka palun siia, seepärast, et mina ju uurin teid, eks ju. Mina vaatan seda numeroloogia silma läbi, prisma läbi. Et ma ka õpin kogu aeg juurde, et ma olen väga tänulik, kuidas te teete. Kuidas sind ära siis tunda? Et sul on soe pilk ja sa oled väga hea kuulaja. Emotsionaalselt alati kohal, mitte alati. Aga sa ei ole pealetükkiv. Sa oled tihtipeale see, kelle poole teised pöörduvad abi või nõu saamiseks või siis lohutuse saamiseks. Ja sinu hääl või sinu nõuanne mõjutab teisi selliseks, muudab rahustavalt või mõjub rahustavalt, kuidas seda ütelda. Sulle sobivad ka näiteks sellised huvitavad elukutsed nagu psühholoog, terapeut, nõustaja, õpetaja, eriti noorte või tundlike inimeste selline õpetaja, kirjandus, luuletamine, sotsiaaltöötaja, hooliv juht, coach, siis selline kehaterapeut, kuidas ma ütlen, tervendaja, tervislik toitumine äkki või midagi sellist. Sa oled selline inimene, kes siis ühendab teisi inimesi kas mõttetasandil, emotsioonide tasandil ja sa oskad justkui teisi teenida läbi inspiratsioonide ehk siis enda inspiratsiooni jagada. Siis kui nüüd vaadata seda 1 ja 2,
siis siin on hästi huvitav see, et number 1 siin ees on juht ja looja, aga number 2 on intuitsioon ja empaatia. Ehk siis üldiselt, kui ma räägin, vaata number 3, siis sina lähed ka sinna number 3 alla ja siin mõjutab ka 3 energia ehk siis eneseväljendus ja loovus. Ehk siis sina, kes oled sündinud 12. päeval, siis sinul on selline huvitav dünaamika nagu 1, 2, 3. Algatus, koostöö ja väljendus. 12. päeval sündinud inimene on sild maailma ja inimeste vahel. Ta on tavaliselt nutikas, tundlik ja loominguline inimene, kes suudab kuulata, mõista ja edasi anda. Teda iseloomustab oskus tabada hetke olemust ning väljendada keerulisi ideid lihtsalt ja liigutavalt. Nad on sageli inspireerijad, nõustajad, õpetajad, loominguga tegelevad või siis on psühholoogi või terapeudiliste ütleme, kes ametitega seotud või kuidagi niimoodi. Ja sa oskad kuulata teisi inimesi, sul on väga palju ideid, sa oled väga empaatiline. Ja sul on väga selline sügav emotsionaalne tundlikkus koos vaimse taipamisega. Ja sa oskad inimese nagu hingemaailma sisse pugeda. Et siis positiivsed küljed ongi nii, nagu ma juba ütlesin, empaatilisus, sa oskad kaasa tunda, väga selline dünaamiline suhtleja, hea kuulaja, hea intuitsioon, väga hea sisetunne. Ja sa oled väga pühendunud ja väga südamlik. Varjupooled siis sinu puhul 12 on siis see, et sa võid sattuda ohvri rolli või päästja rolli. Et sa võid kergelt sattuda sellisesse olukorda, kus sul on selline tunne, et sa pead aitama kõiki. Justkui satud ise lõksu ja ise mõtled selle asja välja. Ja tihtipeale on ka see, et sinu armastatu, kes sul siis partneriks tuleb sinu elus, siis sa paratamatult pead justkui teda ka aitama. Siis enesehinnangu kõikumine võib sul olla, see on siis ka negatiivne. Sa võid unustada tihtipeale need oma piirid või siis mõõtma enda väärtusi siis teiste reageeringute põhjal, et ütleme siis see, et kui keegi sinu ideede või asjade peale negatiivselt reageerib, on ju mingi emotsiooniga, et siis sa võid kohe, sul võib tunduda, et äkki ma pole piisav, äkki ma ütlesin midagi valesti või midagi sellist. Siis negatiivne võib olla ka see, et sa kardad nähtavale tulla. Nii et kui sul on ka see number 3 energia, et kui sa peaksid olema laval ja nii edasi, siis tegelikult sa võid karta tähelepanu, kardad eksida. Hüppest, et kuidas ma ütlen, number 3-del üleüldiselt on see lugu, et nad tahavad olla suht täiuslikud. Ja nad kardavad mingeid asju alustada teha, sellepärast, et nad kardavad eksida. Või teha vigu. Ja 12 võib olla liigne muretseja või liigselt analüüsib. Ja ta võib muretseda näiteks teiste pärast väga palju. Või näiteks seegi, kui ta kuskil mingi seltskonnas on või midagi hakkab seal arutama või mingis olukorras, siis ta võib mõelda, et aga mida tema mõtleb, et see teine. Mis siis lapsepõlves võis siin olla, et sageli 12. päeval sündinud inimene on lapsepõlves käinud sellist asja läbi, et tema tundeid ei võetud piisavalt tõsiselt. Või ta oli selline, kes rahustas teisi inimesi, kes pidi harmooniat hoidma peresüsteemis. Ja seetõttu võib täiskasvanuna alateadlikult tekkida muster, ma pean olema kasulik, rahulik ja meeldiv, et mind armastataks. Ja see võib viia rolli, kus inimene paneb teised alati esikohale ja unustab enda. Soovitused siis sulle, kes oled sündinud 12. päeval. Loo tugevaid piire, säilitades empaatia. Siis siin on nii hästi öeldud ka see, et sa tunned palju, aga sa ei pea kõike läbi elama ise. Et õpi eristama, mis on sinu ja mis on teise tunne. Ja õpi end nähtavaks tegema ilma süütundeta. Sul on tarkust ja sõnumeid, mis on teistele vajalikud. Ära peida end tagasihoidlikkuse maski taha. Siis lõpeta liigse vastutuse võtmine teiste tunnete eest.
sa ei pea kõiki päästma. Et mõnikord on kõige suurem abi lubada teisel oma tee läbi käia. Ja toida oma loovust regulaarselt, ehk siis see, et kui sul on tunne, et sa peaksid kirjutama või laulma või teha mingit kunstitegevust või kas või lihtsalt päevikut kirjutada, siis lihtsalt tee seda. Isegi siis, kui keegi on sind alahinnanud, siis ikka tee seda. Ja julgusta iseennast sama palju kui teisi. Et sa oled õudselt hea motiveerija, teiste motiveerija, aga ise tihtipeale võid jätta näiteks tegemata. Õpi olema oma parim toetaja, mitte ainult teiste oma. Võt nii. Ja 12. päeval sündinud inimene on nagu vaimne diplomaat ja loov tervendaja, kes ühendab inimlikkuse, intuitiivsuse, pehmuse ja mõtte. Ja kui sa siis number 12 õpid oma väärtust tundma ilma ohvriks muutumata, saab sinust valguse kandja, kes muudab maailma mitte lärmakalt, vaid sügavalt ja siiralt. Minu meelest kõlab väga uhkelt. Nii, aga sina, kes oled sündinud 21. päeval, et sina oled siis, mõtle kui huvitav, enne ma rääkisin 12, nüüd on 21. Inspireeriv suhtleja, vaimne säraküünal, vaba hing ja mõjutaja, heas mõttes siis. Ehk siis seltskonnas, kuidas sind ära tunda ja milline sa oled, et 21. päeval, kes on sündinud, on nakkav optimist. Ta toob seltskonda elevust ja ideid, kuid ei kaota kunagi elegantsust. Sinu sarm on loomulik, mitte pealtükki. Sind kuulatakse, sest sul on justkui midagi öelda. Justkui, mina lisasin, et sul on midagi öelda. Ja sa oskad seda niimoodi öelda, et see jääb meelde väga hästi. Millegipärast mul on nagu selline karvane tunne, tead, et sa oled selline tüüp, kes oskab ka mõnusalt nalja visata niimoodi, et sinu naljad jäävad meelde ja neid räägitakse edasi. Sa oled hästi selline enesekindel ja avatud kehakeelega, ehk siis kui sa räägid, siis arvatavasti sa liigud kogu aeg selline, no täpselt tulevad meelde need 2 tüüpi seal sünnipäeval. Nii, sul on pehme karisma, mitte lärmakas tähelepanuvajadus, inspireeriv, mõtestatud kõneviis. Siis sinust jääb selline mulje, nagu sa oleksid veitsa nagu eespool ajast või niimoodi, et sa oled hästi selline positiivne ja tulevikku suunatud. Ja sinule näiteks sobivad kutsed on motivaator, koolitaja, inspiratsioonikõneleja, raadio või teletöö. Siis turundaja, sotsiaalne ettevõtja, vaimne teejuht, selline enesearengu guru või siis näiteks assistent või sellise sotsiaalse teemaga mingi juhtival kohal. Et sul on hästi selline suur vajadus vabaduse järgi, see, et sa saaksid ennast väljendada ja sul on väga hea positiivne mõju teiste üle. Sa naudid elu, sulle meeldib elu nautida ja ka seda oma naudingut jagada teiste inimestega. 21 on siis, vaadake kui huvitav, et 2 on siin siis tunnetus ja suhted ja number 1 on juhtimine ja algatus. Kokku on see 3 ehk siis loovus. Ja see kombinatsioon annab diplomaatilise juhi, kelle käes on oskus juhtida ilma sunduseta, olla eeskujuks ilma kamandamata ning tuua elukergust rõõmu sinna, kus on raskus. Mina ütleksin siis veel niimoodi, ma unustasin seda, et ma läksin kohe kaugemale ekraanist, nii naljakas. Ma ei tea, mis see mul kehakeel vahest reageerib niimoodi, ma natukene tean küll, mis ma nüüd tahtsin hakata teile ütlema, aga ma ütlen selle välja. 1 on ikkagi pigem selline egoistlik. Ma tahan siis ütelda seda, et 21 on selline veitse salakaval tüüp ka. Ma tahan ühte nii roppu sõna praegu ütelda, aga ma ei ütle. Ma tahan, et teil jääks minust hea mulje. Ma ei ole üldse mingi ropendaja. Või ma ikka vahest ropendan küll, kui palju. Nii, okei. Aga jaa. 2 on selline, teate, selline hästi empaatiline, hästi selline nunnu-punnu ja siis ta hästi selline, ma räägin nüüd natukene kavalas 21. Ta saab läbi lihtsalt
läbi oma sellise kavaluse ja läbi oma hella lähenemisega lihtsalt seda, mida ta tahab. Läbi ussi emmi lihtsalt saab selle asja, saate aru, jah? Nagu lihtsalt nii kaval on. Ja ta saab, sest number 2 on see, et ta on hästi empaatiline, hästi selline pehme, hästi mõnus ja number 1 tähendab seda, et kõik on mulle. Ehk siis ta võib tulla seltskonda ja ta võib olla selline selline justkui teda ei saa, justkui nagu ei näe teda ja selline kihvt, aga lõpuks on niimoodi, et tema läheb nagu täht lihtsalt sealt välja. 12 on just selline tüüp, et teda kohe nähakse. Ta on kohe number 1, aga tema taga on siis nagu hästi mõnus selline pehmus ja selline lahe värk. Ehk siis 21 on hästi diplomaatiliselt natukene kaval tüüp. No ma nüüd ütlesin niimoodi täitsa otse ja omadega enam-vähem. Nii, nagu te aru saate, ma sätin ju siin ilusaid sõnu vahepeal üles ja siis vahepeal ütle lihtsalt nii, nagu asjad on. Ja, aga siis tema iseloome põhiolemused. 21. päeval sündinud inimene on kütkestav, sotsiaalne ja loomult väga optimistlik, hästi positiivne. Ta inspireerib teisi ja on selline, kuidas ma ütlen, selline sõna nagu nipernaadi, võtab elu nagu niimoodi lihtsamalt. Ja ta on selline elu nautija, armastaja. Ja kui ta on seltskonnas, siis ta on selline, ta kohe paistab välja sellise oma mõnusa loovusega ja sellise kergusega. Ja ta on selles suhtes, tal on hästi mõnus orientatsioon positiivsuse poole ja ta otsib justkui võimalusi rohkem. Talle meeldivad ilusad asjad ja uued kogemused ja hästi armastav inimene kõigi suhtes. Ja aga ma ütlesin, see on see väike kavalus on seal sees ka. Ja ta suudab sõnade ja kohalolu ja oma stiiliga inimesi liigutada ja samas ka manipuleerida, nii nagu ma ütlesin. Ja 21. päeval sündinud on sellised vabad hinged, et nad ei kannata, kui neid ahistatakse, piiratakse või siis manipuleeritakse. Pigem ta tahab ise manipuleerida, aga nii, et teda manipuleerida ei saa. Ma täitsa heas mõttes lihtsalt räägin. Nii. Positiivsed küljed, ma juba nii palju rääkisin nendest, aga siin on siis selline kokkuvõtvalt särtsakas, inspireeriv. Siis 21 on 21. päeval on sündinud inimesed on sellised, kes lõmbavad teisi ligi ja nad on hästi sellised altid uutele asjadele. Nad on loovad ja väga väljendusrikkad, mängulised ja neile meeldib siis kõik selline, mis on enda näitamisega seotud. Tants, kunst, kirjutamine, esinemine. Ja sotsiaalsed hästi osavad, väga hästi kontakteeruvad teiste inimestega, väga diplomaatilised suhtlejad. Ja väga hea kohanemisvõime. Ja nad võivad erinevas situatsioonis väga hästi nagu kohe hakkama saada. Ja igas olukorras leiavad väljapääsu, et selles suhtes on küll väga head kohanema. Ja neil on hästi huvitav sisemaailm ja võime mõelda kastist välja. Nad oskavad välja nuputada uusi lahendusi ja näevad võimalusi seal, kus teised inimesed ei näe. Või seal, kus teised inimesed näevad takistusi näiteks. Siis varjupooled on sellised, ta võib jääda liiga pinnapealseks. Ja pidev selline teiste inimeste mõjutamine äkki või. Ta võib jääda nagu justkui sinna lõbu ja vabaduse janusse ja vältides sügavamaid tundeid või sügavuti nagu minna. Ja ta võib olla selline suht rahutu hing, et talle ei meeldi selline argielu äkki või mitte ei meeldi, see on vale ütlemine, aga pigem see, et talle meeldib kogu aeg, et kui oleks selline nagu fun, lõbu, kihvt, vau, et selline nii nagu argielu on, ta ongi selline mitte alati nagu meelokkumine. Ja siis ta võib olla vahest ka otsustamatu, ka haevil oma energia suhtes. Ja kui tal on näiteks väga palju projekte peas või väga palju mõtteid, siis ta lihtsalt ei suuda fokusseerida. Ja ta näiteks tegevused võivad tihti peale jääda pooleni. Ja nad võivad jääda siis nagu otsima, kuidas mõtlen,
issand, nagu sigaga lahtise küna ees või? Issand, ma ei tea, kuidas see ütlemine on. Noh, nagu nokk kinni saab lahti vaata. Et kui erinevaid huvisid on palju. Siis ka see, et vastutuse vältimine. Nad võivad alateadlikult uskuda, et kohustused piiravad nende vabadust. On kavalad, jah. Ja ka see, et mis siin negatiivses all on see, et manipulatsioon läbi šarmi, ehk siis väga kavalad, nii nagu ma teile enne ütlesin, et võivad olla sellised jubedad nuistikud. Et noh, ta on lihtsalt nii, et juttu mehed vaata räägivad ära ja siis lõpus kõik nagu lihtsalt küüned enda poole. Aga ei pruugi. Ja siis nad tahavad väga palju tähelepanu endale saada, aga neile ei meeldi kriitika. Et nad nagu justkui tahavad, et neid nähtaks, et nad oleks tähelepanu keskpunktis, aga see tunnustus on neile väga oluline. Ja mis siis lapsepõlves võis nendel näiteks olla? Tal võis olla see, et ta on õppinud lapsepõlves, ta peab olema armas ja ta peab meeldima kõigile, selleks, et siis teda aktsepteeritaks. Või ta on ka maski kandnud, et ta peab olema hea laps või täiuslik. Ja tal võib siis olla ka selline mingi muster välja kujunenud, et kui ma olen särav ja positiivne, siis mind armastatakse. Kui ma olen kurb või nõrk, siis ma kaotan armastuse. Ja see võib täiskasvanuna näiteks ka väga palju mõjuda. Ja see võib viia emotsioonide alla surumiseni või sõltuvuseni välistest kinnitustest. Nii. Ma teen selle lõpuni, siis ma tahan ühte asja hullult teile ütelda. Ja see on täielik puhas praktika. Nii, aga soovitused siis sulle 21. päeval sündinud, et vabadus tuleb seest, mitte välisest kontrolli puudumisest. Et sügavus ei tähenda lõbu kaotust, ehk siis see, et luba endal kogeda elu kõiki kihte, ka kurbust ja vaikust. Kui te aru olete saanud, siis kõik te kolmede puhul on nüüd see lugu. Et nendel on probleem natuke sellega, et peab nagu sügavuti minema. Et nii kui läheb mingi probleemid hakkavad, siis kohe nad nagu justkui panevad plehku. Nii, siis fokusseeru ja lõpeta asju, ehk siis treeni enda ainult mitte alustama asju, või siis mingi projekte, vaid lihtsalt viise lõpuni ka. Ja siis julgusta end väljendama ka haavatavust, et näita siis teistele ka välja, et sulle mingid asjad näiteks ei meeldi või siis sa said haiget või sulle lihtsalt oledki lihtsalt kurb, et see on täitsa normaalne, et mina olen siin kogu aeg lõbus, aga ma oskan ikka vahest kurb ka olla. Oskan. Ja, et ära võistle, vaid inspireeri, sa ei pea olema parim. Piisab, kui oled sina ise, aus elav ja lihtsalt oled olemas. Ja 21. päeval sündinud inimene on elav valgusallikas, kes suudab inspireerida, liigutada inimesi oma loomuliku sära kaudu. Vot, et ta on selline vaimne liider ja sisemise vabaduse eeskuju, kelle kohal oleks siis jääb meelde ja kelle sõnad muudavad elusid. Mulle nende number 3 kohta nüüd, enne kui me lähme 30 juurde, tahtsin ütelda seda, siis kui ma teen sünnikaarte, siis teate, kui naljakasti tuleb üks asi välja ja tihtipeale, kui mees, kes on sündinud 3. päeval või 12. või 21. või siis 30. päeval. Ja kui tal tuleb seal, no ma vaatan sünnikaartis ja vaatan neid vaataja, kes on juba saanud, siis teate seda ise ka, et on ema suguvõsa, mõtleme meesliini mõjutused või naisliini mõjutused või mida iganes. Siis okei. Tuleb, mis sealt tuleb, aga tihtipeale on see, et need mehed, ka mehed, naised täpselt samamoodi, aga pigem mehed on nii sõltuvuses oma emast, mitte vanematest, aga emast just. Need, kes on sündinud siis 3., 12., 21. või 30. päeval. Aga 0-4 lihtsalt. Naistega on see lugu, et nendel on, kipub olema see, et ema nagu justkui tahab kogu aeg kontrollida teda. Mis on ka minu meelest väga kummaline. Minul näiteks samamoodi, kui ma olen sündinud 3. kuupäeval, ma soovitan minna muidugi kuulama neid kuu asju, sest mingid teatud kuul, kas oli äkki aprillis, teda mõjutab näiteks isa või temal on vaja siis isaga suhted jonksu ajada. Aga vot naistel, kellel see 3. päev on, siis nendel on nagu, kas suhted ei ole näiteks head emaga või siis on see, et kui emaga suhted on head, siis ema justkui tahab teda kontrollida.
et kes nüüd tunneb ennast ära, siis kirjutage siia. Ja kas te olete tähele pannud, et ma tean, et nii paljud naisedki on mulle öelnud, et täitsa lõpp ja mu mees ongi, kuule, iga päev helistab emale mitu korda päevas, kohe arutavad igasuguseid asju. Et mees elab näiteks Soomes ja ema elab Eestis, et nagu täitsa videokõnesid teevad ja vot sellised asjad on välja tulnud. Eks te siis andke mulle teada, kas tundsite ennast ära. Ja no siin, kuule, ma võiksin väikse reklaamipausi ka teha tegelikult enne 30. Et aitäh, et oled mu kanalil. Aitäh, et oled jaganud seda kanalit oma tuttavate ja sõpradega ja veel kõige, ma olen tegelikult väga-väga tänulik teile, kes te olete aktiivselt kommenteerinud siia ja teie, kes te kirjutate mulle lihtsalt vahest niisama iseendast või siis tahate jagada mingit isiklikku asja. Et ma luban, et ma kõigile isiklikult vastan ja suhtlen teiega seal. Et ma olen väga tänulik teile selles suhtes, et ma ei teadnud, et see kanal saab selles suhtes nii popiks. Tegelikult ma hullult tahtsin seda, aga see, et ta saigi popiks, et see on siis mulle selline väga armas. Sest ma olen alati pidanud kõike neid oma, ütleme siis niimoodi, mul on jah ettevõtteid olnud, siis see on ka üks ettevõte nüüd, see numbrite keel on, see on minu üks laps nüüd. Et aga ta on alles väga väike, aga ta on hästi tubli. Et need, kes tunnevad mind natukene isiklikumalt, siis ma olen alati oma ettevõtetest rääkinud nagu oma lastest, et nüüd ta on 18, nüüd ta peab kodust välja minema. Et sellised asju. Kusjuures ma tahan teile veel tuletada meelde. Siis 2025. Ma tahan nagu sügavalt teile panna hinge peale. See on number 9. Ma ei tea, miks ma seda praegu räägin, aga ma pidin seda teile rääkima. Võib-olla sa satud seda kuulama hoopis, ma ei tea millal. Aga sul tuleb siis selliselt meelde. Number 9 on lõpetamise aasta. Et kui te olete aru saanud, et teie elus justkui midagi kipub nagu lõpupoole minema, siis hakake seda asja niimoodi sättima, et see lõppekski ära. Sellepärast, et muidu universum, kõikvõimas, Jumal, Allah, ma ei tea, ütelge talle nimeks, mis te tahate. Aga ta teeb lihtsalt ise niks-naks ja ta lõpetab selle asja ära. Mul on ka täiesti lahtine küna praegu. Ma ise tahtsin ühte asja, et see asi ära lõppeks selle aasta alguses. Enne üldse, kui ma tegin seda prognoosi, analüüsi. Ja üks asi tahab väga-väga lõppeda. Ja ma kogu aeg nagu mõtlen, et kas ikka nii või ikka naa. Ja nüüd ma räägin seda teile sellepärast, et endale ka kinnitust saada. Et lihtsalt asi tulebki ära lõpetada. Sellepärast, et universum annab paar korda märku, et asi peaks ära lõpetama. Ja kui sa ikkagi ei tee seda, siis tehakse lihtsalt ära. Kellel on midagi juba hakanud lõppema või lõppes juba ära või siis on mingi asi, mis juba 2 korda või 3 korda tahab juba ära lõppeda ja sa ikkagi nagu raiud vastu. Siis kirjuta siia kommentaaridesse. Jagame oma vahel neid asju. Ma ei taha veel ütelda, mis asi mul see on, aga no ikka nagu 0-4. Suhtega ei ole tegemist. Üks väike äri on, mis tahab hakata vägisi ära lõppema. Raiun veel vastu, aga ma tean, et ta lõpeb sellel aastal ära. Teate, see on nagu natukene hirmus teie, kes te olete saatnud oma 18-aastase lapse või siis kas nooremagi, kes tahab, ütleb, et ta nüüd läheb ise nagu kolib ära, vaata, ta hakkab iseseisvaks. Kas teil on hirmus olnud? Minul on küll. Et see on täpselt see sama lugu, et justkui nüüd nagu vägisi tahab midagi ära lõppeda, et päris selline kõhe on. Okei, aitäh, sina 30 päeval sündinud inimene, et sa oled nii kannatlik olnud ja oodanud ära oma järjekorra. Et aga sina, kallis inimene, või teid on õigemini 2, kes sa paned ajavööndeid siia, siis pane selle eelmise pealkirjaks, ma ei tea, kas siis meeldetuletus, mis on 2025 äkki või. Ma olen tegelikult väga tänulik sulle, et sa olemas oled ja aitad. Üldse mul on nagu väga hästi läinud selle YouTube'i kanaliga. No okei, ma ei lähe emotsionaalseks. Teate, mis kell on praegu 9:30. Sellepärast ma siin emotsionaalne olengi, hakkab vist unemati peale sikutama. Aga nii, 30, kes sa oled siis sündinud 30. päeval. Sa oled selline sõnasepp. Sa oled loovgeenius. Sa oled selline nagu vaimne kanal. Sõnalooja. Sõnasepp oligi väga hea. Kommunikaator.
Ehk siis 30. päeval võib olla kas peen sära või suur lava, olenevalt tujust. Ta on inimene, kes suudab teiste tundeid sõnastada, olla korraga nähtav ja tundlik. Temas on müstiline vaikus ja terav väljendusvõime, mis jätab mulje, et ta teab rohkem, kui välja näitab. Ta on tundlik, kuid tugevalt kohal või kohalolekuga, eks teda näeb, teda märgatakse, kui ta on. Tal on väga hea hääl, ta on väga elegantne oma liigutuste poolest. Ja kui ta rääkima hakkab, siis kõik kuulavad teda. Sellised tüübid on väga head anekdoodivestjad. Ja temast jääb selline mulje, või teate, kui ma räägin praegu, siis ma räägin ka nagu justkui ühest inimesest, ma sain seal sünnipäeval teada, et ta on sündinud 30. päeval. Ja justkui nagu ma räägin kogu aeg praegu temast. Ta lihtsalt rääkis nii kõvasti. Ja minu meelest, mida rohkem ta alkoholi võttis, seda kõvemini ta rääkis. Ja see, et ta rääkis lihtsalt mingit nalju kogu aeg heitis. Ja siis ma vaatasin seda, siis see oli mees ja siis kui ma vaatasin tema naist ja siis ma mõtlesin, et ei tea, kas see naine teab peast neid lugusid, mida ta räägib. Et see oli nagu nii naljakas, et ma jälgisin seda ja pärast selle sünnipäeva korraldajat ma küsisin, et huvitav, mis päeval see tüüp sündinud on. Ja siis ta ütleski 30. päeval. Ma ei suutnud, lihtsalt ma niimoodi nagu ladus lihtsalt lugusid kogu aeg. See nagu teised ei saanudki vist rääkida, et tema lihtsalt kogu aeg rääkis. Sina, kes oled 30. päeval sündinud naine või mees, kirjuta mulle siia meile kõigile kommentaare, kas sa tunned ennast ära. Ehk siis sulle sobivad elukutsed on selline, mis on seotud siis loomingulisusega, loovterapeut, spirituaalne õpetaja, näitleja kindlasti, lavastaja, selline sotsiaalmeedias mingi inspiratsioonijuht, inspiratsioonilooja. Siin on pakutud isegi joogaõpetajat. Jaa, ma küll ei kujuta ette sind joogaõpetajat, sa oled väga karjuv ja selline nalja viskav joogaõpetaja. Jalg on kogu aeg kukla taga risti ja sa ei saa seda sealt lahti ja ja mida iganes. Et siin saab mida iganes välja mõelda. Ja. Et sa oled väga nähtav, väga inspiratsioonirikas ja ühesõnaga sind on kogu tuba täis. Aga mis siis tähendab 30, ehk siis number 3 on eneseväljendus, rõõm ja suhtlus ja 0 on selline, 0 on üldse teate üks selline kummaline number. See on justkui selline tühjuse number, ehk siis ma ei tea, milline see tüüp või need inimesed, kes on sündinud 30. päeval, nad võivad hästi kiiresti nullida, ehk siis ta võib olla seltskonnas hästi sinna vau ja kodus ta võib olla hoopis teistsugune tüüp. Pakun ma niimoodi välja. Ehk siis ta on hästi selline energiline tüüp, jah, nii nagu ma olen juba öelnud, et ta nagu lihtsalt kogu aeg on seda inimest. Aga, ja teate, mis üks vahejutt siia veel vahele, need, kes on sündinud 10. päeval, 20. päeval ja 30. päeval, siis teate, nad ei tohiks üldse alkoholi juua. Sest nendel on nagu mingi teatud kanal. Äkki keegi esoteerik teab sellest rohkem, aga numeroloogiliselt on öeldud, need, kellel on nullid seal, siis nendel on alkohol väga kahjulik nende mingisugusele vaimsele süsteemile siin. Ja nad võivad lihtsalt, äkki muutuvad vägivaldseks, ma ei tea, kirjutage. Ma praegu selles suhtes lihtsalt 100% ei suuda ütelda, aga ma tean seda, ma ei mäleta, mis see põhjus oli, et miks nad üldse ei tohi, aga ma tean, et nad on väga head viinaninad. Võib-olla naised ka, ma ei tea, ma pole kokku niimoodi, ma jah, ei tea väga hästi. Ma tahan nagu justkui vabandada teie ees, aga mida ei tea, seda ei tea. Aga igatahes see tüüp jõi väga palju. Okei, see selleks, las ta siis olla. 30. päeval sündinud inimene on väga tugev eneseväljendaja. Nii sõnas, liikumises, kunstis kui ka kohalolus. Nii nagu ma ütlesin, et lihtsalt kogu tuba on seda inimest täis. Ta võib tunduda kui lava jaoks sündinud inimene, kes särab loomulikult, tõmbab tähelepanu. Ja ta muudab teiste inimeste meeleolu ka kohe niimoodi, saad aru, kogu aeg on lõbus, lihtsalt kogu aeg lõualuud on valusad, kui teda kuulad. Ja ta nagu ei pidurdu üldse lihtsalt nii palju, kui lihtsalt korraks tõmbab sõõmu mingit jooki ja siis lihtsalt tuld edasi. Nii et vahtu lendab ja tõuseb veel üles selleks, et teda paremini nähakse. Ja siis näiteks sellised naised ka, ma kujutan ette, et kui nad tulevad seltskonda või kuskile nagu ruumi sisse, siis lihtsalt kõik on teda täis. Ja üldjuhul on nad veel väga ilusad inimesed kusjuures. Teate seda, jah? Nii.
jah, et see inimene ei ole kunagi lihtsalt tavaline. Ta võib olla dramaatiline, kirglik ja väljendusrikas, kuid samas väga tundlik ja vaimselt avatud. Teda tõmbavad kunst, vaimsus, esoteerika, looming ning ta vajab pidevalt keskkonda, kus saab olla loov ja inspireeritud. Arvatavasti ma arvan millegipärast, et see inimene tahab ka väga palju seda, et teda tunnustatakse. Kohe lähme sinna negatiivsete poole juurde ka, aga vaatame tema positiivsed küljed on veel see, et tal on väga hea eneseväljendushanne ja tal on hästi palju ideid, tundeid ja tal on ka hästi palju kogemusi ja väga hea esineja ja ta on hästi hea inspiratsiooniallikas teistele. Ja samas ka see, et ma kujutan ette, et ta lihtsalt nagu jutt jookseb nagu appikene, kuidas see saevändras laudu või? Issand, mis ütlus see selline oli, mul üldse ei tule praegu see välja. Okei. Nagu vändras saelaudu. Kas ta on selline mingi ütlus või? Kirjutage mulle sinna alla. Ja kogu aeg nagu juttu jookseb. Vahet pole, kas on naine või mees. Ja tal on hästi selline hea vaimne ja intuitiivne taipamine. Ja see 0 siin tema sünnipäevas näitabki seda, et tal on väga tugev siduvus või seos selle vaimse väljendusega. Teda tõmbab tegelikult ka müstika ja selline sümbolid. Vot kirjutage mulle te, kes te olete 30. päeval sündinud, kas teil on midagi sellist, mingid asjad, ruunid äkki või? Ma ei tea, mis. Ja siis ta on selline kerge ja elurõõmus. Et ta näeb seal nagu valgus, kus teised näevad, et on nagu must. Äkki niimoodi. Nii, tema varjupooled. Ja ta, vau. Ta on kõva maskikandja ja tal on tähelepanu vajadus. Ja tal on ka selline asi arvatavasti, et ma pean olema särav ja hea tuju tooja, muidu mind ei armastata. Ja ta kardab arvatavasti välja näidata seda haavatavust, et kui tul ei ole kõik hästi. Ja ta võib olla ka samas tegelikult seismiselt väga ebakindel ja seismiselt ka väga selline aeg-ajalt tühi. Ma arvangi, sellised inimesed äkki kodus võivad olla nagu ütleme oma argielus hoopis teistsugused inimesed. Ja ta võib karta näiteks üksindust. No selles suhtes, et ta vajab teate seda poolehoidu ja ka seda, et teda tunnustatakse. Võt. Ja pidev tähelepanu vajadus. Ja tal võib olla emotsionaalne kõikuvus. Mul on millegi pärast väga-väga selline üks tunne. Ma ütlen selle välja. Ma tahan enne seda, kui ma veel selle välja ütlen, siis ma ütlen teile niimoodi. Mäletage seda kõik inimesed, kallikesed, kes te kuulate minu kanaleid. Siis nüüd, kui ma räägin 30. päevast, siis on ainult 30. päevast. Seepärast, et kui ta on sündinud näiteks kas 9. kuul või 7. kuul või 1. kuul, siis need kõik mõjutavad hoopis teistmoodi seda 30. päeval sündinud inimest. Siis mõjutab ka aasta, mille ta sündinud, nagu see kokku liita. Luksuma hakkan, kõik räägib taga mind praegu täiega. Ja siis hakkasin mõtlema, kes see räägib praegu mind taga. Nii. Ja siis mõjutab väga palju see elutee number. Ehk siis ütleme klassikalises mõistes elutee number. Et kui liidad kokku seal sünnipäev, kuu ja aasta, siis mis numbri sa saad. Kõik need mõjutavad. Ehk siis see, et kui ma nüüd räägin konkreetselt siin, et ma kujutan ette nüüd ühte inimest, on ju, kellega oli kokku puude, siis ta võib-olla ei pruugi üldse olla selline, see, keda sina tunned. Ja kas ma pidin enne veel midagi ütlema või? Ei mäleta. Seda vist pidingi ütlema. Nii. Ja lapsena on 30. päeval sündinud inimene sageli tajunud, et tal ei ole et tal on ohtlik oma emotsiooni välja näidata. Et ta peab pigem olema nagu hea laps. Ja ta peab justkui olema siis lõbustaja või siis teiste inimeste tujude tõstja. Ja ta on aru saanud lapsepõlvest seda, et kui ta meeldib teistele, siis selle kaudu teda armastatakse. Et kui ma säran, siis mind armastatakse. Kui ma kurvastan, mind tõrjutakse. Ja see tekitab täiskasvanu raskusi haavatavuse, aususe, intiimsusega.
Ja eks siin on siis ka soovitused sulle 30. päeval sündinud, et õpi väljendama ka oma varju poolt. Sa ei pea alati olema rõõmus, sa ei pea olema selline nagu lavakõlbulik. Ja ma kujutan ette, et argielus kodus sa oledki hoopis teistsugune tüüp. Ma väga-väga loodan ainult, et sa ei ole selline inimene, kes kapriisitseb. See 0 tegelikult annab vägivaldsust palju juurde. Teate, vot nüüd tuli meelde, väga vabandan. Ei vabanda tegelikult, aga ütlen seda, et see 30, ma arvan, et ta võib olla argielus suht vägivaldne, kas vaimselt vägivaldne või... Kuigi kui ma rääksin top agressiivsetest meestest ja siis nüüd, kui ma tegin selle teksti agressiivsed naised, seal see number 3 ei eksisteerinud üldse. Ta võib äkki olla selline vaimselt manipuleeriv inimene, ma mõnikord arvan. Vot, aga võin eksida täielikult. Et kõik ei ole kuld, mis siit suust välja tuleb. Ma olen praktiseeriv numeroloog ja psühholoog. Ja. Nii, et siis sulle, kallis 30, et ühendu oma vaimse allikaga. Sa oled tegelikult väga esoteeriline inimene, kui sa endale annad luba selleks olla. Ja sulle ka soovitan näiteks meditatsioone, vaimseid praktikaid, loomingulisust. Eks kui sul tunne on, et sa tahad midagi teha, kas käega või midagi, siis tee. Ja ära kuula seda teiste juttu, kui keegi ütleb, et sa ei oska joonistada või mida iganes. Hästi soovitan sul käia ka jalutamas metsas. Et see ka õudselt palju aitab. Täitsa üksinda mine. Ma arvan, et sa ei taha minna, aga mine. Seal pole kellega rääkida, vaata. Nii. Ja siis ka see, et harjuta jääma püsivaks ka ebamugavates hetkedes. Ehk siis see, et kui sa ei õnnestu mingis asjas, siis ära loobu palun. Ikkagi tee see asi lõpuni. Ja kokkuvõtteks siis see, et tegelikult see 30 on ikkagi nagu megalahe inimene teiste silmis. Ta on väga inspireeriv ja ta muudab selle keskkonnaruumi hoopis teistsuguseks. Ehk siis tuli nägi võitis. Vot. Ehk siis sünnipäevanumbrid 3, 12, 21, 30 tähistavad sellist asja, kui et nende kaudu elu voolab mängulisemalt, elavamalt, värvilisemalt. Kui nemad on ruumis, on elu justkui natuke kergem. Kas läbi huumori, mõtte või inspireeriva kohalolu. Siis nad inspireerivad ka seda, et kui lihtne on olla lihtne. Et nad oskavad nagu lihtsalt või mitte milleskist teha nagu midagi kihvti ja lahedat. Ja samas tegelikult on see, et nad peaksid õppima piire seadma ja õppima ütlema ei. Nad ei pea alati olema teiste jaoks mugavad. Aga noh, igal ühel on oma teekanda, eks ju. Ja nii lihtsalt ongi. Ja siis mul on siia lõppu tehtud üks selline tore lause. Suured tänud, et oled kanalil ja jagad seda oma sõpradele. Ma ei pea seda üldse tegelikult maha enam lugema. Ehk siis sa leiad numbrite keele kohta infot erinevates kohtades. Ja teate, ma olen natukene siin omadega kokku jooksnud sellepärast, et TikTokis on palju inimesi, suletud Facebooki grupis on rohkem inimesi kui Kui alguses oli seal mingi 100, ma olin väga õnnejunnis ja nüüd on seal neid üle 600 ja siis ma mõtlen, mida ma teiega kõigiga peale hakkan. Ja mul on tegelikult hästi palju mõtteid. Te võite siia ka neid kommenteerida. Ma lõpetasin nüüd ära teiega kõigi number 3-dega, aga ma olen väga tänulik, et teid on igal pool palju. Mul on mõtteid väga palju, mis ma olen kõik kirja pannud, mida ma hakkan tegema tulevikus. Ma võin selle peale teha kohe siis ühe video kunagi, et aga leiate siis numbrite keele nime all. Mul on plaanis teha live kohtumisi ja mõtlen, kus seda kõige kasulikum oleks teha. Ma tahaks TikTokis teha, ma tahaks YouTube'is teha, kuna ma sain siin ka juba teha ja siis ma tahaksin Facebooki grupis teha. Ja siis ma mõtlengi, kas ma teeks igal pool natukene. Te võite anda ideid. Sina näiteks, kes sa oled väga professionaal juba oma meediat kogemustega, et sa võid jagada, sa võid mulle kirjutada näiteks kohe spetsiaalset ekstra sellisesse kohta nagu numbritekeele@gmail.com. Vot. No ma väga tänan teid selles suhtes, et nagu mega lõbus on teiega olla. Ja eriti tänulik olen ma neile, kes on jaganud seda informatsiooni ja
teate, mu missioon on arvatavasti see, et kuna ma olen ise seda õppinud ja just sellepärast, et iseendast aru rohkem saada, siis ma tahan, et võimalikult palju jagada teile seda materjali, mida ma jagan, tasuta saan jagada, et te saaksite ennast aidata. Mina hakkasin seda kõike sellepärast õppima, et ma olin nii väsinud nendest valevorstidest. Päriselt nagu lihtsalt, ma ei kannata valetavaid inimesi. Mina ka vahest valetan. Vahest selline valgoinen valhe, nii nagu soomlased ütlevad. Eks me kõik teeme seda, aga sa saad aru, nagu osad inimesed kohe lihtsalt, see üldse nüüd ei puuduta number 3, et ma hakkasin nüüd siin nostalgitsema millegi pärast, aga jah, ma ei tea, miks see niimoodi elus on, aga ma olen vahest väga väsinud sellest. Nüüd ma enam ei ole numeroloogia teekonnal, kui ma olen, siis mul on väga lihtne olla. Seepärast, et ma tajun inimesi, kui ainult inimene ausalt ütleb, mis päeval ta sündinud on, siis ma oskan kohe hakata seal numbritega läbirääkimisi pidama ja ma juba saan aru, millised on tema miinusvõimalused ja plussvõimalused. Inimesed ju kõik näitavad välja enda sellised head pooled. Number 3 puhul on see, et nad on väga hea maskikandjad. Ja kõik, kes on märtsikuus sündid, on ka väga head maskikandjad. Võt nii. Kuulge, aga ma tänan. Jah, ma võingi siia jääda teiega heietama. Et numbritekeel.ee leiate ka lisainformatsiooni. Ja nii lihtsalt ongi. Teie, kallid coachid ja teist inimeste aitajad, kes te andsite ennast ülesse koostöö tegemiseks, siis pisut kannatust veel. Siis varsti kodulehel tuleb selline lehekene välja, kus ma panen koostööpartnerid ülesse ja võtan teiega ühendust veel, et teeme siia mingi kinopildi ülesse teistele inimestele veel, et teised teiega tuttavaks saaks. Mina tänan, mina olen Merike ja numbrite keel. Tšauki, pauki. Ja pane pöial ka kindlasti ja kui sa veel ei telli kanalit, siis telli kanal ka. Tšau.